selles harjutusvaras on sul 12 pluss 1 harjutust ja enamikke harjutusi teeme rütmiga 45 sekundit harjutus, 45 sekundit pausi. Nüüd, kui on harjutus ühe jalaga või ühe küljega ja teise küljega, teise jalaga, siis teeme ühe küljega 30 sekundit, teise küljega 30 sekundit ja paus on ka 45 sekundit. Aga esimene harjutus, võtad tornrangu asendi sisse, võimalikult sirgelt ja jalad hakkavad vaheldamisi rinnale käima. 1, rahulikult tagasi, kiiresti ette, rahulikult tagasi, ette, rahulikult tagasi, kiiresti ette ja rahulikult tagasi. Sirge seljaga ja harjutuse nimi on käärid, ehk siis jalad hakkavad käima sikka, sakka, sikka, sakka. Aga küll olulisem on siis siin, et selg oleks sirge. Algasend on kambus, tavaline keskmine plank, käed õlgade laiuselt umbes või natukene kitsamalt. Ja nüüd tõused ülesse, harki kokku ja lased alla. Ülesse, harki kokku ja lased alla. Ürita kontrollida, et kere on kogu aeg sirge. Klaasi puhastaja kõhulihastele. Käed siis täpselt sirgelt enda kõrvale. Ise vaatad ülesse, pea on maas ja jalad on sirged, võimalikult siis sirged üleval naba kohal. Ja nüüd hakkavad jalad liikuma ühele poole, maksimaalselt maha. Ja siis tood keskele, korraks siin keskele seisavad jalad ja teisele poole. Ja korraks seisavad. Kui sa kätele väga lähedale ei saa viia, siis viid kaugemale, aga kindlasti puutuvad jalad põrandat ja tagasi üles ja jälle maha ja tagasi üles. Nii nagu TikTok. Ise oled kõhuli. Käed paned enda lauba alla. Lauba toetad nüüd käte peale ja nüüd tõstad natukene kuni 5 sentimeetrit ülesse nii käed kui jalad. Ja hakkad ühele küljele viima maksimaalselt. Siin korraks keskel peatud ja teisele küljele ja keskel peatud. Ühele peatus ja teisele peatus. Et see küljele viimine on siis maksimaalne ja viid just kere, mitte ainult pead. Jalg täis taga peal, teine jalg toetab siia põlve peale ja põlve surud natukene välja, käed õlgadele ja tõstad natukene ainult üles. Olulisem on see kerepööre, et sa pöörad siit peaaegu võla samale joonele põlvega ja tagasi. Jälle ja tagasi. Pingutad ja tagasi. Ja siis kui 30 sekundit saab läbi, siis teise jala täpselt samamoodi talla peale ja jälle. Maksimaalselt keerad ja tagasi. Pingutad, jälle tõstad. Pingutad, jälle tõstad. Tagatoimus, küünarnukkide peal. Tõused ja surud kogu vaagna, kogu kere ülesse, hästi sirgeks ennast. Ja nüüd selles asendis hakkad jalga tooma rinnale. Hopp ja tagasi. Hopp ja tagasi. Hopp ja tagasi. Vaheldumisi siis üks jalg ja teine jalg. Soovitan, isegi kui sa toas oled, tee trenni sisejalanõudega, et selle harjutusega kindlasti muidu kand saab põrutust. Küljetongus, tõstad külje ülesse, käe siia ja lükkad ennast hästi sirgeks. Ja nüüd hakkavad tõusma nii sirge jalg kui sirge käsi ülesse. Sirge jalg ja käsi. 30 sekundit saab läbi, siis pöörad teise poole ja täpselt samamoodi. Kõigepealt võtad asendi sisse, sirge asendi, toetad küünarnuki peale. See küünarnukk langeb otse õlast alla, käsi jalg sirge ja hakkad tõstma. Seljale, tuharale, reiele, rohkem. Lähed asendisse niimoodi. Sõrmed vaatavad jalgade suunas ja puusad juurde tood jalad natukene kõveras. Ja nüüd selles asendis surud ennast ülesse ja lükkad ühe jala sirgeks. Ja jalga kõrgele ära tõsta, vaid see jääb siia. Põlved on ühe kõrgusel. Lased alla ja lased korra alla, aga tagumikku maha ei lase.
ja nüüd surud jälle uuesti ülesse ja jala sirgeks. Jälle ei vii taevasse jalga, vaid põlega ühele joonele. Alla, tagasi surud ja ülesse. Eks vaheldumisi ühe jalaga teise jalaga. Lähed külje peale, oled sirge. Alumine käsi võta siit enda ümbert kinni. Ülemine käsi toetub siia mati peale. Ja oled hästi sirgelt. Ja nüüd siit toetad käe peale ja proovid tõsta natukene ülesse. Sa ei pea nii kõrgele tõstma, see ei ole oluline. Võib siia poole peale. Et 30 sekundit teeb ühele poole ära. Ja siis täpselt sama asi. Kõigepealt sirgeks, alumine käsi enda ümbert kinni. Ülemine sealt käevarri juurde ja surud ülesse. Rohkem tuharale. Jalad on õlgade laiuselt, võivad natukene laiemalt olla, aga hea on, kui on õlgade laiuselt. Käed siin enda kõrval, tallad siis maas, pea maas ja nüüd hakkad tegema sellist liigutust, suruma kogu selle maagna, puusa, tuhara kõik ülesse ja lased alla. Ja surud ülesse, nii kõrgel kui saad, tahad silda lükata ja alla. Surud ülesse ja alla. Küünalukk õlaga ühel joonel, külje ülesse, käe puusa ja lased korraks külje maha ja tõstad nii kõrgele ülesse kui saad. Et mitte ainult nii palju sirgeks, vaid nii kõrgele kui saad. Puusa korraks maha ja ülesse. Puusa maha ja ülesse. Ja jälle, siis lähed pärast 30 sekundit, pöörad külge, võtad kõigepealt asendi sisse sirge ja hakkad tegema. Maksimaalselt siis lükkad puusa üles. Väljaastes hüpped. Ehk siis lähed väljaaste asendisse. Oluline on siin see, et keharaskus oleks mõlema jala suhtes maksimaalselt keskel ja põlv ei vaataks üle varvaste. Hea isegi ideaalis, kui ta ei vaata üle hüppeliigese üle kanna. Et sinna kaugemale teravnurka, et see ei ole hea. Et sellises asendis ja nüüd hakkad vahetama siis hüppega jalga. Hopp, kõrgele ei pea hüppama, peamine on see vahetus. Ja varbad vaatavad kogu aeg otse. Varbad otse ja otse. Ja otse ja otse. Täpselt sama harjutused, täpselt samas järjestuses teed teist korda veel läbi. Tuleb päris pikk ja korralik trenn.